Tere hommikust! On käes reede. Kell on 7:50 minutit. Ehk siis meie ärkasime mingi 50 minutit tagasi. Ja Herman läks täna viis Melinda lasteaeda, nüüd juba läksid. Ja mina olen siis praegu kodus, mul on kodukontor täna. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma teeks täna, alustaks vlogi tegemist ja täna on mul veel rehvi vahetus. Herman pani mulle rehvid autosse valmis. Aga jep, mul ei ole veel talve või neid suverehve all, mul on talverehvid. Meil on küll naastud, aga vabandust, mitte naastud, vaid lamellid. Naastudega enam ei tohi sõita. Meil on lamellid ja kulutame lamelle praegu. Juba otsapidi juuni käes. Aga mis sa teed? Pidin esialgse plaani järgi pidin puhkusel seda tegema, aga ma ei jõudnud. Nii et nüüd siis parem hilja kui mitte kunagi. Aga jah, nii on. Ja praegu siis panen kreemi ära, kammin juuksed ära ja siis lähme teeme koos kohvi. Ma kasutan nüüd ühte teist Akademii kreemi, mis ma nüüd jälle avastasin. See on mingisugune, ma ei hakka parem siin seda prantsuse keelt purssima, ma ei oska nagu nii. Aga see on selline kreem, millel on nagu sellised pärlitükid sees, ma ei tea, kas te näete siit. Aga siin on jah niisugused mõnusad tükid sees niimoodi, et kui seda nagu nao peale kannad, siis ta nagu nao peal need tükid sulavad ära. Ja see on ausalt öeldes nüüd minu viimase üks lemmikuid. Ja õhtuks ma kasutan ühte teist kreemi, mis on ka Akademii kreem. Mis on selline väga rasvane roosikreem ja see ongi spetsiaalne nagu night cream. Sobib kõikidele näotüüpidele. Aga õhtu oma, see mulle eriti meeldib, sellega on nii mõnus. Ta on nagu siuke väga rasvane kreem ja selline väga niisutav kreem. Et mul siis päevaks on see pärlitega. Kõlab nii luksuslikult. Ja siis õhtuks panen roosikreemi. Kusjuures ma ei pane enam, kuna me ei ole nüüd nii meeletult palju päikesekäes, siis ma näole ei ole pannud seda päiksekaitsekreemi sellel aastal. Sellepärast ma kuulasin ühte doktorit, kes ütles, et tegelikult päike ei ole meile kahjulik. Kui sa ei ole just nendel kõige ohtlikumatel tundidel päikese käes, et tegelikult päike on vastupidi meile kasulik. Ja päikese käes olles ei tohiks kanda päikseprille, sest silmade kaudu kehas teab, kui palju seda mida peab tootma seal nahas. Ma täpselt ei tea, mis need komponendid olid, aga silmade kaudu põhimõtteliselt keha saab informatsiooni. Ja see on nagu söömisega. Et kui sa sööd, sa pead korralikult ja aeglaselt mäluma, et need retseptorid keele peal teaksid või annaksid signaali kehale, kuidas seda toitu tuleb siis seedida. Et sa pead lihtsalt targalt toimetama. Ja mina tõesti usun, et keha on piisavalt tark, et ta oskab ise opereerida. Sa pead lihtsalt õigesti tegema neid asju. Et tänapäeval me lihtsalt kiirustame nii palju ja siis on need päikseprillid ja nii edasi. Et päikseprillid on muidugi vajalikud siis, kui sa sõidad autoga ja nagu sellise tipphetkel, kui päike on tõesti nagu need kõige tugevamad tunnid, aga muul ajal tegelikult ei ole hea päikseprille kanda, sest meie keha saab siis informatsiooni. Aga meie oleme nüüd ise rumalusest neid blokeerinud seda. Nii, aga nüüd minu hommikurutiin on nüüd kohe lõppemas. Kammin juuksed veel ära. Ma magan juuksed kinni. Ma ei suuda üldse juuksed lahti magada. Ja mul on enamasti on nad alati krunnis, väga harva ma teen punupatsi. Aga Melindale ma teen punupatsi, sest temale ma krunni kuidagi ei oska teha.
ja ta sipleb nii palju, ma arvan, see krunn tuleb tal lahti, aga talle teeme pumapatsi, jah. Et ma näen, et talle ka ei meeldi juuksed lahti magada. Ja vaadake, kui palju mu juuksed juba on välja kasvanud. Ja uskumatu, kui ma nii naudin seda kohta, kust ma siit nagu tõmban need sõrmed läbi. Siin on nii nagu, ma olin juba ära unustanud, milline on seal loomulik või nagu terve juuks. See on täiesti uskumatult mõnus. Tõesti nagu kaifin seda. Ja siis, kui ma tõmban siit lõpuni, no siis juba käed jäävad kinni ja nad on juba kuivad siit otstest. Aga jah, ma tahaks maksimaalselt, vaatame kaua ma kannatan. Ega see värv mingi ideaalne ei ole, aga vaatame kaua ma kannatan. Võib-olla mingi hetk ma panen ikkagi triibud sisse. Aga praegu ma veel kannatan. Aga eks siis näis, millal see kopa üle viskab see värv. Nii, aga nüüd lähme alla, teeme mulle kohvi, sest see on must have hommikuti. Tavaliselt ma teen ära oma hommikukohvi ja siis ma lähen lihtsalt jalutan aias. Hommikuti teen märskendava tiiru ja ma võtan ka kateloorid peenardelt maha, et ma nüüd enamasti ei kateloorita, aga tomatile, kurgile ma panen ikkagi ja salatile panen kateloori veel peale, aga ülejäänud asjad on mul ilma kateloorita nüüd. Milline nauding on oma aias jalutada hommikul, kohvi nautida. See on midagi, millest ma olen unistanud. Siin on mul ka üks lillekene juurde ostetud. Ja lobeelia on siin tema kõrval. Siin on mul üks roos pandud. Ta vaikselt siin, see on nüüd roniroos. Valge roniroos. Ja ma panin talle kipslillet siia siltsi. Aga siin on näha, et ta vaikselt siin ajab värskeid pungasid või mis asjad need on.
Nii, kell on 2:20 minutit. Panin arvutis ühe asja laadima ja mõtlesin, et teen lõunapausi ära. Et see võttis niikuinii aega seal. Ühe faili tõmbasin, hakkasin alla laadima. Ja jah, mul on rehvivahetus on tehtud. Nüüd on suverehvid all. Ja lumi eeldatavasti rohkem maha ei tule. Aga meil on täna selline värk, et me lähme Hermanniga koos nüüd linna siis samal ajal, umbes sellel ajal, kui Melindal on aeg järgi minna. Ja Herman läheb stuudiosse salvestama. Tal on üks video, muusikavideo või muusika vaja üks lugu vaja salvestada ühe Hermanni õpilasega. Üks väike tüdruk. Nendel muide on üks minu arust, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis nendel on juba üks video olemas, mis on tehtud hispaania keeles. Ja nad teevad täpselt selle sama loo eestikeelse versiooni. Et see on hästi armas. Loodan kunagi Herman ja Melinda teevad ka midagi sellist. Ma panen alla selle hispaaniakeelse versiooni lingi, saate minna vaatama. Hästi armas. Armas video. Aga jah, naudin nüüd oma lõunasööki ja ma pean ikka panema omale mütsi pähe, sellepärast et päike on ikka tugev. Nii et jah, aga head isu mulle. Muide, selle salati ma nüüd tegin osaliselt oma aia saadustest, et siin on redist ja rohelist ja sibulat ja ainult kurk, avokaado ja tomat on siis veel poest. Loodetavasti saab teha kunagi siis niimoodi, et tomat ja kurk tuleb ka oma penrast. Avokaado küll mitte, aga jah, fantastiline. Mida veel elult tahta? Nii, meie oleme oma päevaga õhtusse jõudnud. Herman ei ole veel salvestuselt tagasi jõudnud, me oleme veel kahekesi. Aga mõtlesin, et ma jagan teiega, mis ma täna jagast sain. Sinus? Jah, täpselt. Melinda väga hästi teab ka. Sain omal ühed mõnusad pastlad jagast. Jagan. Ja Melinda tahab ka näidata oma uusi jalatseid, aga need ei ole jagast, need on poest. Ja Melinda sai endale siis uued need vilkuvad jalatsid. Kas sulle meeldivad? Melinda? Vau, niimoodi vilkuvad, jah? Ise ka vilgub, jah? Niimoodi vilkuvad. Väga uhked. Nii, aga minu jalatsid. Oota nüüd Melinda, see... Kallikene, me näitasime juba sinu omasid, on ära pane mulle vastu nagu. Nii, et mina sain omale sellised mõnusad niisama sellised suvised jalatsid. Ma just otsisin selliseid nagu need, just nagu oleks naturaalsest materjalist või midagi sellist. Ja ma leidsin ja see kasutatud ja miks mitte, et suvel kanda selliseid. Et minu meelest on täpselt nagu suvejalatsid sellised. Ja ma tegelikult tahaks osta ka sellist nagu mul on üks käekott, aga see on nagu selline liiga selline poolpidulik või ametlik, et ma tahaks sellist esiteks tahaks suuremat nagu, et millega saad poodi minna ja asjad siis või siis lihtsalt rohkem asju sisse panna, mis mahutaks palju. Ja ma tahaks ka, et see oleks selline nagu kas õlgedest või mingist naturaalsest materjalist ja mingi võib-olla nahaga kombineeritud nahast need no need issand, nahast sangad, no ütleme sangad. Et jah, ma olen siin vaadanud ja pole nagu leidnud, olen vaadanud ka second handi. Ma ei tea, selle koti vist ostan uue. Lähme alla emme. Mitte alla, vaid üles lähme, jah. Ja me nüüd lähme. Ülesse. Lähme, jah, lähme. Lähme siis ülesse. Teeme oma õhtused rutiinid ka, et video algas hommikurutiinidega. Jaa. Ja nüüd teeme õhturutiinid. Lähme näitame, mis on meie õhturutiinid. Jaa. Aga lähme siis. Nii, me oleme siis nüüd jõudnud Melindaga omadega vannituppa ja meil on selles mõttes üleval korrusel 2 pesuruumi. Üks on selline suur vannituba,
kus ongi vann ja kus on 2 inimese kraanikauss. Ja see on meil on kuidagi ja meil on kuidagi ära jagunenud, et minul on Melindaga on see on nagu meie vannituba ja Hermanil on siis teine vannituba, kus on siis duširuum ja ka kraanikauss ja peegel ja et kui seal Järve korteris oli nagu see teema, et kogu aeg oli hommikud ja õhtud on need tipptunnid, siis kui kõik samaaegselt tahavad minna tualetti, hambaid pesema, üldse pesema, et siis selles kodus meil nagu seda probleemi ei ole, et keegi peab kellegi järgi ootama, et see on nagu päris selline mõnus ja mugav asi. Ja see, et siis ka, et meil on nagu Melindaga saame olla 2 ja meil on siin ruumi, et see on suur kraanikauss nagu 2 kraaniga. Nii et jah, meil ongi siin siis see õhtune rutiin ja õhtul siis ma tavaliselt, mis ma teen on, mul meiki peal ei ole üldiselt ja täna mul ka meiki ei ole, mul ei ole isegi ripsnud värvitud. Ja ma ikkagi teen iga õhtu ja iga hommik ma teen siis micellaarveega. Lihtsalt puhastan nägu. Ja Melinda peseb samal ajal hambaid. Ma ei pea hambaid. Sul on pestud juba või? Jah. Jah, Melindal on hambad juba pestud. Ja ta juba ise oskab omale hambapasta panna hambaharja peale, on ju? Ja ta on isegi oma hambapasta tuubi ära tuuninud. Sul on käpapasta, jah? Mul on käpatulli. Käpapatrull või? Jah. Kus sa seda õppisid? Nagu vannis käpatulli. No võt, me pole kunagi käpapatrulli multikat vaadanud, aga sa juba tead, mis see on. Mis on Anni oma? Annil on lasteaias, jah. Nii, siis ma teen sellega. Mõned hommikud ma teen või õhtud ma pesen ka sellise, mul on selline silikonist, selline harjamoodi asi. Selline kombineeritud kuni õlisele nahale, siis selline pesuvahend või keel, puhastuskeel. Ja siis ma teengi nende 2-ga, kuna ma eile tegin, siis ma iga päev ei taha teha. Et siis muidu olen ka teinud siis nendega, ma peamiselt keskendun sellele piirkonnale ja ninale. Et ma siit silmade ümbert väga ei tee enam ja siit ka ma ei tee. Lihtsalt ma tunnen, et ta ka natuke kuivatab. Ja siis on mul veel ka selline tilk. See vist on Eesti bränd, jah? Tilk brändilt siis selline Immortelle C-vitamiini näoseerum. Seda ka ma nüüd eile juba panin, et ma iga päev ei pane. Ta on nagu natuke nagu õline. Ja C-vitamiiniga. Ja siis olen ka seda pannud ja siis teen nagu näomassaaži oma näppudega. Ja siis kõige viimasena ma panen siis seda sama, millest ma hommikul rääkisin, öökreemi Euroosiga. Ja praegu siis mul ongi, täna on selline nagu tagasihoidlikum rutiin ja siis ma panen, täna lihtsalt tegin selle micellaarveega. Emme, palun! Ja panen nüüd seda mõnusat kreemi peale. Aitäh! Neid ei ole vaja, need on puhtad. Viska see ära üle või? Selle võib ära visata. Ja ma panen siis selle kreemi ja ega kuna ma ei ole nagu mingi eriline rutiinitaja, kuigi võiks võib-olla näeb, et vanus on selline. Aga jah, kreemi ma panen küll ikka korralikult. Selles mõttes korralikult, et mul ei jää ükski päev hommikuga õhtu vahele ilma kreemita. Et kreemi ma panen küll täiesti nagu tuulisti. Ära kolista, Melinda. Nii. Herman kirjutas, et hakkas nüüd liikuma. Melinda, palun. Melinda teeb siin, avastas selle pedaali prügikastil, millega saab avada. Ja nüüd ta mängib sellega. Jalaga avamine. Nii. Tada, ongi minu õhtune rutiin tehtud. Ja loomulikult ma pesen hambad, aga seda ma ei hakka filmima.
ja siis me läheme magama Melindaga, me loeme tavaliselt raamatut, on ju. Kas sa võidki minna raamatut valima juba? Melinda valib iga õhtu endale uue raamatu. Jah, vaatame raamatu ja siis lähme magama. Tuleb välja, et meil on siin veel üks huviline, kes tahab vlogida. Kas sa tahad ise näidata, mis raamatu sa valisid või? Jah. No, oota siis. No, näita siis, missuguse raamatu sa valisid. Seda. Seda ja millest see raamat räägib? Loestida ja mängida. Ahah, ja kes sulle selle raamatu tõi? Issi tõi sulle selle raamatu, jah? Jah. Ja, tõi küll, jah. Nii, et me lähmegi nüüd siis vaatama seda raamatut, on ju? Lähme, let's go! Võtta raamat kaasa ja lähme. Ja tavaliselt me siis hakkame sättima kella 9 tuttu, on ju? Ja ma kardan, et suvisel ajal läheb see aeg isegi hilisemaks.